Nii nagu saate algul lubatud, tahaks täna siis katsetada või õigemini näidata ühe minu jaoks täiesti uue ehitusmaterjali katsetust. Materjali nimi, nagu te siin purgil näete, on pitupreen, alla on kirjutatud židka ja resina, see tähendab vedela kummiga ja põhimõtteliselt on tegemist siis mastiksiga, mis on nii hüdroisolatsiooniks kui ka kleepimiseks mõeldud. Kui me need kaks asja kokku paneme, siis põhimõtteliselt selle mastiksiga peaks saama kvaliteetselt teha näiteks vannitoa või duširuumi põrandat, kusjuures me saame kaks tööd teha ühe käiguga, see tähendab teha hüdroisolatsiooni ja ka plaadi seina kleepida. Ma tegin siin ühe katsekeha ja näete, talle on sisse valatud ka vesi. Tegemist siis OSB plaadiga, on kinnitatud meil siia külge plaadid selle sama liimiga ja nii nagu ma ütlesin, ühe selle sama töökäiguga kõigepealt mastiks ja siis plaadid peale ja saab siit serva mööda jälgida, kas kuskilt on veetilka näha või läbijooksu näha. Vesi on mul sees siin juba eile õhtust peale ja kui heidame pilgu siia sisse, siis tegemist on sellise tumeda materjaliga. Selleks, et näha, kuidas see materjal nii-öelda kasutuses toimib, valmistame uue proovikeha. Mul on siin OSB plaadi tükid, kruvid olemas, akutreil olemas, nii nagu ikka täis komplekt värki. Ma ei tahtnud teha täiskarpi, siis seal on meil nagu raske jälgida, kuidas see tööprotsess käib. Mastiks on siin eelnevalt kergelt läbi ka segatud. Üsna tiheda jogurti paksune, kuna nii-öelda tasase pahtlilabidega me ei suuda ühtlast kihti peale panna ja pärast see plaat, mida me siia pinna peale kinnitamine, võib jääda selline nagu natuke kühmus, kui meil on liimiv kiht ebatasane, siis tõmbame hammaslabidaga läbi. Nüüd peaks olema vähemalt nii-öelda põranda tasandilt tagatud see, et niiskus enam või vesi enam läbi ei pääse. Kuid selleks, et see nii-öelda hüdroisolatsiooni kiht saaks paksem ja ühtlasem, siis ma kergete liigutustega lihtsalt tasandan selle lahti kammitud kihi ära. Näete, praktiliselt labide külge ei jää midagi, aga on ühtlane paks kiht ja ka silekiht, mis järgib praktiliselt ütleks praegu 0,5 millimeetri täpsusega aluspinda. Üks asi nüüd siin tähelepanuks veel, kuna tegemist on ikkagi sellise tumeda materjali ja massiga, siis kui teda väga palju satub plaadi pealist pinna peale, siis see puhastamine on pärast muuseas suhteliselt lihtne. Ka meil selle näidistöö või katsetöö tegemisel läks pinna peale praktiliselt 24 tundi hiljem oli veel võimalik plaatimise segu või selle vedela kummi jälgi plaadi pinnalt eemaldada. Nii et täiesti tuli välja. Nii, selliselt see plaatimistöö selle materjaliga peaks käima. Jutu algul vaatasime ka selle ära, et kuskilt läbijooksusid ei ole. Rõhutan veel siin juures seda, et kuna on ikkagi tegemist materjaliga, mille me paneme kaks ühe korraga peale, siis selle inimliku eksituse faktori mõju on alati olemas. Nii et kui seda arvesse võtta, et siis ma võib-olla soovitaksin, paneme kaks kihti. Ütlemata on mul poolest veel see, et kes siis maale toob, nimelt firma nimi on Don Leon. Kui asja vastu huvi tunnete, siis heitke pilk internetti. Pitupreeni sarjas on saadaval mitmeid tooteid. Pitupreen 200 ei ole sugugi mitte ainuke.